got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Squeeze you like I'm Elsa, so my let it. Tänane video on üks nendest videotest, mida mina kui YouTube'i vaataja pidevalt vaatan ja selleks on, nagu te ka pealkirjast võite näha, lookbook haul video. Ja kui te olete sellele videole klõpsanud, siis ma oletan, et number 1, kas teile lihtsalt meeldib mu videosid vaadata või teile meeldib selliseid videosid vaadata ja mina ka, ma bingin neid videosid lihtsalt. Look guys, nagu me kõik mäletame, siis meil oli siin vahepeal isolatsiooniperiood, eks ole. Kogu selle aja vältel ma nägin, kuidas mu sõbrad shoppasid, ma nägin, kui palju raha nad kulutasid ja ma ütlesin endale, et Kaisa, sul ei ole vaja endale asju osta, sul on kõik need asjad olemas, sul ei ole vaja kulutada raha, sul ei ole isegi raha, mida kulutada. Aga. Ma siis mõtlesin ka, et ma teen selle Pretty Little Thing lehe lahti. Ma otseselt ei pea üldiselt midagi ostma, aga vahepeal on lihtsalt tore vaadata uusi riideid ja ei. Ma lõpuks kulutasin väga palju raha uutele riietele, aga mitte ükski ost ei olnud emotsiooniost. Kõiki neid asju oli mul vaja, ma ikkagi vaatasin oma kappi ja ma tundsin, et mul on vaja natuke värskendust, mul on vaja natukene uut kraami, millega töötada ja enamus asju, mida ma siin videos teile näitan, on Pretty Little Thing lehelt või siis mõned asjad on ka Zarast, mõned on Stradivariusest ja üks asi on ka Misguidedist. Enne kui me parima osa juurde liigume, siis võta hetk, et panna sellele videole like, kui sulle meeldib see. Vajuta subscribe nuppu all paremal nurgas ja lülita sisse notificationid, siis sa saad alati märgu anda, kui mul läheb uus video üles. Kas see on kõik? Ma arvan, see on kõik. Locked, ready, let's roll people. I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Ma ütleks, et see komplekt on minu go-to suvel. Ma elan enda biker shortsides suvel ja väga tihti olen ma olukorras, kus ma tean, et ma peaks neid juba pesema, aga mul on kinda vaja neid kanda järgmisel päeval. Nagu, am I the only one? Mul on ainult üks paar biker shortsi ja ma tunnen, et sellest täitsa piisab. Kui ma peaksin ostma biker shortsi juurde, siis ma tahaksin osta täiega selliseid nahavärvi tan biker shortse ja halle biker shortse, sest ma tunnen, et need on ka sellised värvid, et sa saaksid neid kombineerida nii paljude erinevate asjadega. Biker shortsid üldse on suvel nii universaalne riidese, sa saad seda kanda nii oversized pusade, T-särkide kui ka crop topide ja mõne blazeriga. Need biker shortsid on mul olnud juba praktiliselt sellest ajast, kui ma mäletan, nii et ma isegi ei oska öelda, kus ma täpselt need ostsin. Aga ma tean, et Pretty Little Thingist on võimalik leida vägagi sarnane paar ja rääkides Pretty Little Thingist, siis ka see oversized blues on ostetud sealt ja see on samuti väga lihtne pikkade varrukatega veidi suurem bluus ja ma arvan, et see tegelikult ei ole mõeldud niimoodi kandmiseks, aga kui ma nägin seda nende veebipoes, siis ma mõtlesin, et kui ma võtan nagu paar suurema bluusi, siis ma arvan, et sellega on ülimugav suvepäevadel, sellega ei hakka nii palav, sest minu arust mida liibuvamad riided on, seda palavam sul on. Nii et ma tahtsin, et see oleks veidi selline suurema poolsem bluus ja kuna me teame, seda Eesti ilma me teame, et päeval võib olla meil 30 kraadi ja õhtul võib meil olla -5 kraadi, siis ma haarasin kaasa ka nahktagi ja see nahktagi, las ma räägin teile, see on parim ost, mis ma olen üle pika aja AliExpressist teinud. Ma olen väga kaua jahtinud sellist oversized nahktagi, mis oleks ilus seljas, et ta ei näeks selline kartulikott välja, et ta oleks varrukatest paras, aga tal oleks ikkagi selline lohvakas välimus. Mu risk ei olnud ilma asjata, see oli 25 eurot ja see näeb täpselt välja nagu midagi, mida ma saaksin kuskilt Perskast, Stradist, aga poole odavamalt. See nahk on ülipehme, väga hästi õmmeldud, lõige on väga ilus ja varrukad on täpselt parajad, et täpselt õige nagu sellise pikkusega, et nad ei ole liiga lühikesed, nad ei ole liiga pikad, et nad kotti jääksid. Kui sa oled otsinud ka sellist nahktagi või üleüldiselt mingeid asju, siis ma lingin kõik need asjad description boxi, et te saaksite need üle tšekata ja võib-olla te soovite ka need endale saada. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch
ma ei osta endale väga tihti kleite ja põhjus on see, et seda ei saa väga palju kanda, arvestades meie Eesti kliimat. Ma ostan selle, see on 2 nädalat võib-olla kasutuses ja siis see jääb aastaks ajaks mulle kappi ja ma tunnen, et see on suht pointless. Aga seda kleiti jälgisin ma veebipoes 6 aega. Ma hoidsin sellel 6 aega silma peal ja kui sa oled midagi jälginud 6 aega, siis ma arvan, et sul on seda vaja ja ma arvan, et sa oled piisavalt saanud sellele mõelda, et see ära osta ja see kleit oli täpselt see asi. Ma jälgisin seda 6 aega Pretty Little Thing lehelt, kus see ostetud on ja kui ma seda modelli seljas nägin, siis ma tundsin, et see on täpselt see kleit, mida mina endale suveks tahan. Ma olen üldjuhul see inimene, kes pigem võtab selliseid neutraalseid asju, nagu me näeme, eks ole. Aga vahepeal on mul see moment, kus ma tahan värvi endale kappi ja sellist särtsu ja see kleit lihtsalt hüüdis mu nime. Ta oli nagu Kaisa, sul on vaja mind. Ta on suhteliselt lihtsa lõikega, istub väga ilusti keha ümber. Kui ma üldjuhul olen suurus 8 enamus asjades, siis selle kleidi ostsin ma suuruses 10. Sest kui ma vaatasin Pretty Little Thingi lehe pealt nende size guide'i, siis ma pigem ostsin selle nii-öelda nende mõõtude järgi, mis nad sinna pannud on ja nende mõõtude järgi oli ma suurus 10. Nii et ma riskisin, võtsin suurema suuruse ja see oli väga hea valik. Ma lisasin siia juurde ka valged Nike Air Force tossud ja punutud rannamütsi. Ma olen väga rahul, et ma selle mütsi ostsin ja see on ka selline unisex asi. Meil on Tanniga nii-öelda siis minu kapp ja meie kapp ja millegipärast üldjuhul ta minu asju ei võta, aga mina alati varastan tema asju. Ja nüüd on temal ka üks asi, mida ta saab minu kapist võtta. Talle täiega meeldib see müts ja ma tunnen, et see on sobilik nii tüdrukutele kui poistele. Nii et täiega soovitan osta see müts endale, see on suvel ülimõnus, eriti kui sa lähed randa või sul on vaja sellist päiksevarju endale pähe, siis see on mega hea selleks. Head to toe, said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo. Head to toe. Teate, kuidas hästi tihti high-waist teksad jäävad sulle kuidagi siia rumalalt nagu naba juurde, et ta ei ole nagu eriti kõrge, aga ta ei ole ka nagu madal ja see on lihtsalt kuidagi siuke nagu weird what's going on nagu moment. Need teksad on lihtsalt perfektsus. Ma ostsin küll 36 suuruses need teksad, aga ma tunnen, et 34 oleks mulle natukene parem, sest et pihast on need natukene suured mulle ja need natuke vajuvad alla. Need on täpselt siin piha kohal ülikõrge värvliga ja see teksamaterial on siuke paksem teksa, see ei veni väga palju, aga see on hästi mõnus naha vastas. Need on pigem sellise 3/4 lõikega. Neid teksasid kandsin ma Stradivariuse tan podiga ja mis mulle selle podi juures meeldib, on 2 asja. Esiteks see värv, teiseks meeldib mulle väga see lõige. Nende jalanõude eest, mis ma selle komplekti juurde panin, pean ma tänama oma üliarmsaid sugulasi, sest nad kinkisid mulle need Nike'id sünnipäevaks ja ma olen ülitänulik, need on nii mina. We're soaring up high, got no clue. How do I know what I mean to you? Yeah. Say it out loud. Peale selle nahktagi, mis ma esimese outfitina näitasin, tellisin ma endale ka nahast kargopüksid ja mul on mingi teema praegu kargopükstega. Ma nii feelin neid, need on nii mugavad jalas, need on samuti kombineeri kas päevaseks outfitiks, õhtuseks outfitiks. Jällegi väga õnnestunud ost AliExpressist, need on nii mugavad, see nahk on ülipehme, pikkus on täpselt õige ja need on true to size, ehk siis need on täpselt see suurus, mida sa muidu normaalselt kannaks. Ehk siis mina võtsin S-suuruse need ja need on täpselt õiged. Need on pihast parajad, need on siukse kõrgema pihaga. Materjal oli väga mõnus, nahk ja sügel on väga hästi õmmeldud, nii et overall thumbs up for the hands. Nende pükstega kandsin ma täiesti tavalist musta crop topi, mida sa saad absoluutselt igalt poolt osta ja peale viskasin ma Missguidedi oversized blazeri. Ja see blazer on ka pigem sellise lõikega, et varrukatest on väga ilus paras. Selline tuhmroosa värv, mis ma tunnen ka, et on väga universaalne, saab väga mitmete asjadega kanda, nii valge, musta, beeži, kõigega. Selle outfiti juurde panin ma jällegi oma valged Nike Air Force'id, sest nagu ma ütlesin, nii universaalne kets. Ja ma tunnen, et see outfit on täiega siuke date night vibe'iga. Ja see on täpselt siuke outfit, mida ma kannaksin kuskil suveterrassil, kui ma mingi tüdrukutega kokteilitan. Ma ootan juba sõbrannadelt kutset, et mul oleks põhjus seda outfiti kanda. So now I got these holes to say.
outfiti juurde. Ma otseselt ei ostnud selle jaoks mitte midagi uut, ma lihtsalt tean, et kõik need asjad on praegu mingil moel poodides saadavad. Hästi chill, veits siuke LA vibe outfit. Ma ei tea, kas ma nüüd ütlen õige termini nende pükste jaoks, aga postiljoni püksid. I don't know if that sounds dumb, aga ma millegipärast kutsun neid postiljoni püksteks ja need on ülimugavad jalas, need on suhteliselt ruumikad ja nende pükstega kandsin ma tegelikult tanni musta tavalist meeste bluusi. Kui ma ostan endale lühikese varrukaga bluuse, siis ma üldjuhul ostan neid meeste osakonnast ja seda sellepärast, et neil millegipärast tehakse palju odavamalt bluuse, palju suurema värvivalikuga ja palju parema lõikega. Jalga panin ma enda nii-öelda Doc Martensi knock-offid ja ma tunnen, et selle outfiti juurde need sobivad mega hästi juba sellepärast, et ta lisab sellele ekstra edgy vibe'i. Ja see oligi viimane outfit. Mul oli vist liiga lõbus praegu riietest rääkida, sest et see aeg läks palju kiiremini, kui ma arvasin. Viska like sellele videole, kui sulle see meeldis ja kui sa tahaksid arvamust avaldada, milline outfit oli sinu lemmik, siis jäta mulle lihtsalt kommentaaridesse kas 1, 2, 3, 4 või 5 ja ära unusta vajutada subscribe nuppu, et sa jääks ühest uuest videost ilma. That is it from me. Näeme juba järgmises videos. Bye! You better turn up. You better be there.